Sõidukite soetamiseks finantslahendust pakkuv AutoPay on oma arenduses sammunud pidevalt tõusujoones. Selle kinnituseks taas Äripäeva tunnustus. 4. korda siis ka sel ettevõtjan Äripäev meid ära mainis siin eelmisel kuul ja tore ta ju on, et muidu oled igapäevaselt hinnaarvutis üritad asja paremaks teha, aga kui nii-öelda siis finantsvõrdluses ka mingid markerid tunnustavad seda, siis on ju hästi ja tore on tõdeda, et 13 aastaga siis 4. korda klientidele nii palju kasulikud oleme olnud, et Äripäeva ka selliks taas kord saime. Kui palju te üldse panustate igapäevaselt firma arendamisse, arengusse? No selles suhtes, et tegelikult töö käib iga päev, et igapäevaselt ta käib, et kogu aeg on neid protsesse, mida tuleb paremaks teha ja ütleme, see stabiilne tööhoog ongi see, mis nagu tegelikult kliendi jaoks selle taotlusega mugavaks teeb. Et Mihkel võib-olla pärast saab seda nagu natukene lähemalt ka selgitada, aga ma olen veendunud, et see, et klient saaks nagu, ütleme, kui ma sobiva auto leian, et ma saaksin kohe endale selle vastuse, et see vastus vastaks sellele, mida ma algselt tulin kodulehelt otsima, ehk siis ma näen kohe seda, et ma saan selle sama pakkumise, mida mulle päriselt reklaamiti ja see on, ma arvan, ka selle siukse teatava väikse edu valem. Ennist sa mainisid, et olete 13 aastat Eesti turul tegutsenud, et kui palju see turg selle ajaga muutunud on? Väga palju, selles suhtes, et me alustasime ju kunagi ikkagi kõik lepingud tehti paberkandjal 90%. Nii, et järjest lepiti aegu, millal keegi sai allkirjastama tulla, eks ole, kliendid ja nii edasi. Aga tänaseks on kogu asi läinud täis digitaalseks. Kui sul on pakkumine olemas, sa lähed autoplatsile. Autoplatsil sa võid põhimõtteliselt vajutada nuppu allkirjasta, eks ole, leping. Kui sul on eelnevalt see pakkumine olemas ja jood tassi kohvi, sul on raha kontol ja sa ostad auto ära, et see protsess on väga kiireks, väga mugavaks. Ütleme nii, et IT poolel on väga palju tööd, aga kliendil on palju vähem tööd sellega. Palju selle ajaga kliendid on muutunud? On nende eelistused, soovid ka muutunud? On need summad, mida ühe auto peale soovitakse kulutada ka aastatega muutunud? No autoturg on tervikuna läinud oluliselt kallimaks, eks ole, et kui üks lihtne näide, mida tuua on see, et 10 aastat tagasi sai 10 aastat vana keskmise luksusauto 10 000 euroga, täna on see number kuskil 25-30 000, eks. Et seesama nii-öelda kõrvutatav number, eks 10 aasta tagusega. Aga eks tehnika areneb ja mida rohkem areneb tehnika, seda rohkem lelusid on küljes, CO2 nõuded ja kõik muud asjad. Et autode hinnad keskmiselt on kallimaks läinud ja ütleme niimoodi, et kasutatud autode turul me täidamegi just seda kohta, kus peale liisingut klient saab osta siis sellise auto, kus esmane amortisatsioon on siis nagu ära kantud, ütleme nii, et esimese omaniku ja või esinduse poolt sõltuvalt sellest müügi hinnast, eks ole, ja kasutatud auto jaoks me oleme selline, ma arvan, et Eestis üks kõige mugavamaid ja ka kuumakse mõttes paindlikumaid teenusepakkujaid. AutoPay on enda tegevust selles finantseerimissegmendis nimetanud kõige soodsamaks, milles see väljendub. Esiteks see, et me oleme vist ainus autode finantseerimise pakkuja Eestis, kelle kalkulaatoris näitab täpselt kuumakset. Ehk kui klient seal enda kuumakse arvutab ja saab meilt positiivse vastuse, siis see kuumakse ongi selline, nagu see kalkulaator talle alguses näitas. Ja teine põhjus on see, et me kunagi kliendilt ei küsi rohkem, kui meil vaja on. Et vahel mõni siuke finantseerija siis küsib talt kõik pangakontod ja kõik muu info ja siis hakkab analüüsima. Aga meile klient teeb taotluse ära ja ta saab kohe automaatse vastuse. Ütleme, pooltel juhtudel on see juba automaatselt positiivne, sest me näeme, et klient on nii hea, et me saame teda finantseerida. Nüüd teistel juhtudel meil on vaja võib-olla suunatada näiteks EMTA lehele, et anda nõusolek tema maksuameti andmete vaatamiseks ja vahel on ka vaja pangakonto väljavõtet, aga me teeme seda alati samm-sammult. Et kui nagu kliendil on vaja seda maksuameti tõendit, siis talle viskab selle nii-öelda ekraanile ette, ta vajutab nõus, siis me näeme neid andmeid ja ta saab juba üsna tihti selle peale positiivse otsuse. Kui seda ei ole võimalik teha, siis järgmisena ta peab vajutama lihtsalt konto väljavõtte kohta nõus ja siis ta saab juba lõpliku vastuse. Intress, kas see on ka nii-öelda ajas ja ruumis liikuv? Intress on meil alati fikseeritud, et selles mõttes Euriboriga meil seotud ei ole, see on meil 6,9 ja ütleme niimoodi, et kui kliendi see kuumakse ei muutu kogu lepinguperioodi vältel, see jääb alati samaks. Kuidas teie kliendibaas nende aastatega kasvanud on? Kuhu ta praegu välja jõudnud on? Me oleme siin 4-5 tuhande vahel klientidega, nii et
päris suur arvestatav maht ja mis on positiivne, on see, et korduvat klienti on väga palju, et kes on meie teenust hakanud kasutama, on jäänud kasutama ja see on võib-olla kõige suurem tunnustus peale Äripäeva. Siinkohal veel nii palju selgituseks, et Autopay abiga on võimalik finantseerida ükskõik mis tehnika soetamist. Oluline, et see tehnika kajastuks liiklusregistris.